Tšau. Täna räägime motivatsioonist versus inspiratsioonist. Nimelt, ma tahan sind julgustada otsima rohkem inspiratsiooni, mitte niivõrd palju motivatsiooni. Miks? Sellepärast, et motivatsioon iseenesest on juba negatiivne, inspiratsioon aga positiivne. Kui sa otsid motivatsiooni, siis on juba midagi valesti. Miks sul on vaja motivatsiooni, et tegutseda? No näide. Sa käid palgatööl ja sind motiveeritakse palgaga käima tööl, nagu oi, kui suurt osa inimestest maailmas. Ja väga paljude jaoks on see okei, mis ongi okei, rahaks, eks. Aga nad ei mõtle selle peale, kas see teeb mind õnnelikuks, see on nende tavapärane elu. Aga kuna sa mind jälgid, siis tõenäoliselt sina oled selle koha pealt natukene, pehmelt öeldes rahutu, jah. Aga kui sind on vaja motiveerida, siis see ei ole sinu jaoks õige asi. Et sinu nii-öelda tahe tegutseda peab tulema inspiratsiooni pealt. Inspiratsioon tuleb sinu seest. Et ma väga tahan teha seda, mida ma teen. Kuidas ennast inspireerida? Nii et ennem kui me veel inspiratsiooni juurde, et jätta see motivatsioon. Kui sa mõtled iseenda jaoks, et mul on vaja mingit motivatsiooni, siis põhiline küsimus, mida saad endalt küsida, on miks? Miks mul on vaja motivatsiooni? Kas see, mille jaoks ma seda motivatsiooni otsin, kas see on üldse õige asi või ei ole? Või on siinkohal see, et su miks tegelikult on selge. Visioon on selge, kuhu sa tahad jõuda. Aga kui on järjepidevuse küsimus ja tegutsemise küsimus, et sinna jõuda. Siin tuleb abiks inspiratsioon, mitte motivatsioon. Inspiratsioon selles mõttes, et ma olen inspireeritud tegutsema. Ja number 1 asi, mida mina teen, et kõigepealt inspireeritud uuesti saada, ma lähen tagasi sinna visiooni, mida ma tahan saada. Kuhu ma tahan jõuda. Ja siis, kui sa vaatasid mu eelmise nädala videot nõudlikkuse teemal, siis seal oli nii-öelda hävitav nõudlikkus ja oli ka hea nõudlikkus. See visioon aitab sul luua seda head nõudlikkust nii-öelda, tuua motivatsiooni, tegelikult inspiratsiooni, et ma tahan tegutseda. Sest kui sa oled selles pildis, siis automaatselt nii-öelda alateaduses on sul pilt sees, et ma olen juba seal ja vastavalt sellele siis tegutsed. Et see on esimene asi inspiratsiooni kohalt, kuidas ma saan inspiratsiooni. Nii kui mina tunnen, et ma olen maas, et mul ei ole seda nagu vaibi, et tahaks tegutseda, siis ma lähen tagasi visiooni. Ja mismoodi ma lähen tagasi visiooni? Kõige tavalises asi, mis on see, et ma võtan oma märkmiku ja pastaka ja ma lihtsalt kirjutan. Milline mu elu on siis? Ja ma juba olen nii-öelda tulevikus. Ja siin on hästi oluline vahe tunnetusega, kuidas sa kirjutad. Et see ei ole nii, et ma lähen kirjutama, lähen sinna maailma ja siis mul on siuke igatsev tunne, et miks ma ei ole sinna jõudnud. Ma kunagi kusjuures tegin seda, aga seal on ikkagi see, et mul täna on puudus ja mida ma tegelikult saan, ongi seda sama puuduse tunnet. Ehk siis see pane ka tähele, et kui sa visiooni lood, visiooni olulisusest ma olen siin eelnevates videotes ka rääkinud. Kui seda lood, et siis sul on hea tunne sellega, sa oled nagu tänulik juba selle eest, et sa seal oled. Et hästi oluline see, et ma olen nii hea või mu elu on juba selline, nagu sa visioonis oled loonud enda jaoks. Et visiooniga töö on ülioluline ja see inspireerib. Ja kuidas veel mitte otsida motivatsiooni, vaid inspiratsiooni. Loomulikult on need inimesed meie ümber, eks. Kas nad toetavad, kas nad tunnustavad, kas nad natukene utsitavad meid tagant, et kuule, vaata, sa umbes ei tegele sellega, mida sa tahad teha. Või nad on see, kes tõmbavad sind pidevalt maha, kui sa lähed ideid rääkima, ma ei tea, kahtlevad, siis nad tekitavad sinus samamoodi kahtlust. Kes on need inimesed, kes on su ümber? Kas sinu ümber on sinu jaoks inspireerivaid inimesi? Ja see ümber, kusjuures mina otsin endale inspireerivaid inimesi ümber.
inspireeriv inimene võib olla täiesti tavaline inimene, täpselt samasugune inimene nagu sina. Aga ta on mingi külje pealt võib-olla teistmoodi. Minul näiteks mind väga inspireerib mu hea sõber Signe, kes on minu arust, ta paneb siukse power'iga ja naisena on ta väga stiilne ja naiselik ja nii edasi ja mis mind nagu inspireerib ja ta teeb hästi palju sporti ja mis nagu paneb mind ka mõtlema, et mis mina siis nagu teistmoodi olen, onju. Ja mismoodi ma veel, kus ma veel leian inimesi, ongi täpselt samamoodi, kuidas ma ümbritsen. Et kui ma alati ei loo, omal ei ole, see sõpruse võrgustiku loomine on pikemaajalisem töö, et sa saad nende inimestega tuttavaks ja nii edasi. Aga kuidas ma veel nii-öelda ümbritsen ennast inspireerivate inimestega on see, et ma ostan koolitusi, ma jälgin sotsiaalmeedias mingisuguseid inimesi ja ka teemasid, onju. Et ma loen neid raamatuid, see kõik on minu jaoks inspireeriv nii-öelda keskkond. Vot, jõudsimegi keskkonnani. Mis mind täna inspireerib? Ma küsin ka teinekord. Et siin on hästi tihti see, et jällegi ma olen teinud selle teemal video luba endale elada. Ja mida me kogu aeg teeme, on see, et me otsustame, ei, ma praegu ei saa, ma täna ei saa, ma ei võta seda täna vastu. Ma tahaksin seda, aga ma ei taha, et ma ei saa nii-öelda. No näiteks, ma tunnen, et mul oleks vaja uut hingamist, ma tahan inspiratsiooni, siis ma tahan minna, ma ei tea, väga kallisse restorani sööma, kas või lõunat näiteks. Ja siis hakkab igasugune pilt jooksma. See on liiga kallis, kes see praest nii palju süüa või raha maksab, siis on, kes see läheb lihtsalt mingit lõunasööki, oleks siis mingi, ma ei tea, sündmus, et ma lähen õhtusööki sööma, siis veel pigistada silma kinni, kui asi puudutab raha ja nii edasi, et meil hakkab igasugune jutt jooksma, miks ma ei peaks sinna minema. Aga see ongi see, et kui ma sinna lähen, siis ma saan sealt inspiratsiooni ja ma saan selle energiaga, kus ma olen jälle inspireeritud, ma saan selle inspiratsiooniga luua veel rohkem ja see teob mulle kordades tagasi, mitte ta ei võta minult ära. Aga see inimene tavaliselt läheb mõttega, et ma olen juba puuduses, mul ei ole, me loome selle pildi ja siis me ei lähegi. Ja siis me ikkagi istume seal ja mõtleme, et meil on vaja motivatsiooni. Ei, täpselt samamoodi mingid tegevused, asjad on ju, et asjad, mida me endale lubame, ma ei tea, riided, mis sul seljas on, kas need inspireerivad sind või tunned ennast keskmine, tavaline. Et kõik need asjad ja mida rohkem sa hakkad niimoodi lubama ja näed neid võimalusi, siis sealt pealt hakkabki kasvama ja sul kasvab heaolu, sul kasvab suhete kvaliteet ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Nii et, mis ma tahan sulle öelda? Ära otsi motivatsiooni. Motivatsioon on surumine, nõudlikkus ja seal ei ole pikaajalist efekti. Otsi inspiratsiooni ja küsi seda siit. Sina tead, mis on sinu jaoks inspireeriv. Ainult sina saad iseennast aidata. Järgne sellele ja siis tulevad ka tulemused. Ilusat alanud nädalat, järgmisel nädalal uute mõtetega.